On veel registreerunud 3 lühikest sõnavõtjat ja pärast seda lähme diskussiooni juurde. Esimesena annaks sõna Rein Langile. Aga ajaraam, tulete meelde. Järgmine Lilleküla selts ja siis Helen Sildna. Lugupeetud president, daamid ja härrad, mind ajendas tegelikult sõna võtma kallis koolivend Jüri Raidla, kes rääkis mugavustsoonidest. Ja teatavasti tema tees oli selline, et mugavustsooni on tänaseks läinud siis Eesti poliitiline eliit, et ta ei soovi vastu võtta tähtsaid otsuseid, mida Eestis oleks vaja. Ja kuna tänase kärajate skoop on, millist Eestit me jaksime pidada, siis ma üritaks mõne mõtte selle pealt öelda. Ja võib-olla need on natuke teravavõitu, nagu nii minult on kõne küsitud juba, et kas Reformierakond andis Jürgenile Balderjani. Mugavustsoon. Vaadake, väga raske on öelda näiteks valitsuse kohta, et ta elab mugavustsoonis, sest sedavõrd väikese ressursiga sellist suurt masinavärki püsti hoida ei ole sugugi mitte mugav, vaid see nõuab töölt 24 tundi väga kreatiivset mõtlemist. Ja ma kujutan ette, et see koos istunud seltskond seda kreatiivsust on üpris täis. Ja selle seltskonna eestvedamisel on ka käima lükatud väga mitmed protsessid, millest võib-olla avalikkus ei saagi midagi teada, sest meie vapper meedia nendest ülearu palju ei kirjuta. Võtame, millest on kirjutatud, kindlasti on haridusreform, seda nii kõrghariduses kui ka üldhariduses. Võtame Jürgeni poolt veetav riigi tugiteenuste tsentraliseerimine, võtame Sotsiaalministeeriumi projektid sotsiaalhoolekandes, aga ka tervishoius, IT-rakenduste tohutu kasutusel võtmine, millest jällegi avalikkus saab teada reeglina sõimuga nende maailmas unikaalsete lahenduste autorite aadressil. Ja mis on nende kõikide reformide ühine nimetaja? Nad ei loo töökohti, vaid nad viivad avalikust sektorist töökohti välja. Nad ei too mingit ümberjagatavat raha, jah, nad avalikus sektoris tööle jäävatele inimestele võimaldavad tõenäoliselt maksta kõrgemat palka, aga väga paljud jäävad ka oma palgast ilma. Mida tähendab gümnaasiumireform? See tähendab ju gümnaasiumi õpetajatele, kes on reeglina kõrgelt haritud inimesed, töökoha kadu. Jüri poolt välja pakutud tees, et Eesti ülikoolid võiksid vaadata üle oma õppekavad ja kattuvad erialad, vähemalt kaaluda, kattuvate erialade sulgemist, tähendab ju väga kõrgelt haritud professoritele sissetuleku kaotust. Reeglina need inimesed on ühiskonnas arvamusliidrid. Ja minu tees on tegelikult see, et see mugavustsoon, kus ei ole mitte niivõrd Eesti keskvalitsus, kui väga suur hulk avalikus sektoris töötavaid maksumaksjaid ja hääletajaid. Vaat nemad on mugavustsoonis olnud. Ja need sammud pragmaatilise ja sellise, jah, tehnokraatliku valitsuse reformide puhul loovad tegelikult ühiskonnas täna väga suurt ebakindlust. Ebakindlust homse päeva ees, kas minu konkreetne töökoht ikkagi nende küll retoorikas toetatud reformide tulemusena üldse säilib, mis minust isiklikult saab. Kui ma olen ülikooli professor, kes on harjunud kõrget palka saama, aga minu eriala kinni pannakse, mis minust saab? Mis minust saab, kui minu kool kinni pannakse? Mis saab minust, kes ma olen haiglas kõrgel kohal ja olen kogu aeg tegelenud selle arstiabile juurdepääsu võimaldamisega, selle korraldamisega, kui seda hakkab korraldama arvutisüsteem. Nii et mugavustsooni lõhkumine võib-olla on aktuaalsem hoopiski mitte selle poliitilise eliidi puhul, vaid meie enda hääletajate ja maksumaksjate puhul. Ja kuidas seda teha? Vaat see on nüüd küll $1 miljoni küsimus. Ma julgen siiski väita, et väga paljud need ebakindluse kandjad on võtnud väga küünilise ja lihtsa tee. Otsinud üles tuttava ajakirjaniku või suhtekorraldaja
ja kallanud Eesti poliitilise eliidi solgiga üle. Sest see on ülilihtne. See on kõige lihtsam asi, mida teha. Ja see on ka üks põhjus, miks tegelikult me ei näe täna seda arutelu. Öelge, kes meist, kes me igapäevaselt 24H selle väikese ressursi juures üritame seda kolossi püsti hoida, tahab hommikul ajalehte lahti tulles lugeda sealt järjekordset laimulaviini, millele 5 minuti jooksul ilmub 100 kommentaari, millest juba viimasel ajal on umbes osa on tapmisähvardused. Ega nii väga palju ei ole. Ja sellega mina julgen väita, et tegelikult Eesti ühiskond ei ole väga ülearu informeeritudki nendest sammudest, mida Eesti poliitiline eliit täna ette võtab. Ja kuidas seda lõhet ületada, see on jällegi $1 miljoni küsimus. Tänan väga. Enne kui ma annan teiseks sõna Lilleküla seltsile, ma ütlen nii palju, et siin möödunud nädalal oli mul võimalus osaleda Saaremaal kohalike omavalitsuste päeval ja seal oli teemaks, oli haldusreform konkreetselt Saaremaa tingimustes, nii-öelda võimalik Saare kui terviku nii-öelda omavalitsusliku staatuse tekkimine ja või mingid muud variandid seal vahepealsed ja seal esines ka üks eesti keelt hästi valdav ja Hiiu naist omav rootslane Gotlandilt, kes rääkis spetsialistina selle loo, kuidas Gotlandil asi toimus ja Gotlandil oli selle kaameli selgroo murdepunktiks ei olnud mitte ratsionaal, mis oli selle reformi nii-öelda Gotlandil nimelt 14 omavalitsust Saaremaaga võrreldavas suurusjärgus. Saar ühinesid, seal ei olnud selleks mitte see ratsionaal, millega kõik olid nõus, vaid tegelikult hoopiski see, mis oli personaalne positsioon meie mõistes vallavanemate jaoks selles uues jaotuses. Ja see asi lahendati seal suhteliselt lihtsalt ära, nende ühiskonnal ise loomulikult igal ühele neist leiti järgmiseks 5 aastaks üks amet. 9 neist ühine amet seal teatud komisjoni tasustatud töö vormis ja auväärses vormis. Ja pärast seda oli siis vastupanuga murtud ja toimus väga kiire, väga efektiivne ja väga tulemuslik reform sellel Gotlandi saarel. Mõtlemise koht, Hiinast teadupärast on Deng Xiaopingilt ka üks samasugune meetod teada, kui ta tuli võimule, siis tema probleem oli rahvavabade armee, eks ole, juhtkonna lojaalsuse kindlustamine ja siis ta lahendas selle niimoodi, et 3500 võtme kindralit neil jäid kõik privileegid, ametikohad, palgad ja võimalused, neil oli ainult üks, isegi kabinetid, ainuke tingimus oli, et nad ei tohtinud koos käia ega otsustada midagi. Ja umbes 3,5 aastaga oli see probleem murtud. Nüüd ma paluksin Lilleküla seltsi, kus te olete, tulge siia, palun, kui saate. Lugupeetud härra president, lugupeetud kärajased. Kuulates need eelkõned, kuulates ka härra Lein Langi, tõesti tekkis küsimus, et milleks me siin oleme, kui me ei tõsta neid probleeme teravalt üles. Üritame justkui nagu rääkida asjast, jõuame kuhugi maani ja suu on lukus. Kui Eestit vaadata, siis jääb selline mulje, et me elame nagu illusoorses maailmas. Me ei taha vaadata tõde, rääkida sellest. See on valus muidugi. Aga me peame tõele näkku vaatama ja siis hakkab kergem. Ja need muinasjutud ja lubadused tuleb ära lõpetada. Me istusime täna koos Lilleküla seltsi Aktiiv ja leidsime, et täna tuleb tingimata esineda ja ütelda välja selle osa, mis praegult võiks ühesõnaga olla kõige olulisem hetkel. Jutt on sellest, et Lilleküla selts on võtnud endale sellise kohustuse, et kuna me näeme, et tarbija Eesti kodanik on vähe kaistud, siis oleme võtnud selle enda kanda. Euroopa Liidu põhiõiguste harta ütleb, et üldhuviteenused peavad olema tarbijale tagatud taskukohase hinnaga. Üldhuviteenuste alla käib ka elekter. Need on valusad teemad, ma saan aru, et kui ma praegu need siin kõik teile ette loen, siis paljud inimesed teile ei meeldi, aga midagi teha ei ole. Peate selle alla neelama ja nagu enne ütlesin, just pärast võib-olla hakkab kergem. Elektri tootmise
ja võrgutasude kalkulatsioonid ei saa olla ärisaladus tarbijale. Oleme korduvalt pöördunud nende küsimustega teabenõudmega Konkurentsiameti poole, nüüd ka Eleringi poole, aga vastust me pole saanud. Ja praegult dokumendid, mille alusel Konkurentsiamet hindab võrguteenuseid, ei ole avalikule kättesaadavad. Samuti on meil murelapseks elektribörs. Meie arusaamade järgi liikumine vabale turule hetkel ei ole mingil määral õigustatud. Samale seisukohtadele oleme ka aru pidanud Euroopa elektrituru direktsiooniga, siin Vignioniga, Artur Vignioniga, ja ka tema ütles välja sellised kibedad sõnad. Teie valitsus ega parlament ei ole mitte midagi ära teinud selleks, et pidurdada, et viia edasi börsi avamine. Põhjus, miks me oleme selle vastu, on igati põhjendatud, sellepärast, et hetkel on Eesti Energia börsil monopoolne, üle 90% on tema turuhaldusalas. Samuti puuduvad meil ühendused Nordic Pooliga. Nii et meie ettepanek, mille me tegime kevadel nii valitsusele kui parlamendile, ei leidnud toetust. Meie ettepanek oli selline, et viia see turu avamine üle 2018. aastani, kui on välja ehitatud Estlink 2 ja on Eesti Energia turu osa viidud 40% peale, mida nõuab ka Euroopa Komisjon. Nii et kuna tegemist ei ole ausa konkurentsiga, siis võime seda nimetada valitsuse poolt moodustatud kartelliks. Ebamugav, eks ole? Nii Konkurentsiamet kui ka Elering, ühesõnaga, need alusdokumente meile ei ole meile andnud ja nad seda katavad siis ärisaladusega. Asja selgitamiseks olime sunnitud pöörduma Euroopa Komisjoni poole, nii nagu tegime taotluse taastuvenergia tasude kaotamiseks. Selles küsimuses algatas Euroopa Komisjon ka rikkumismenetluse. Ilmselt olete kursis sellega, et praegult on uus elektrituru seadus on menetlemisel Riigikogus ja varsti jõuab ta ka esimesele lugemisele. Ka Lilleküla selts pani välja omapoolse seaduse muudatuse. Nii, ja nüüd kokkuvõtvalt meie seisukoht on, et Eesti valitsus ei ole täitnud oma ülesannet hetkel, puudub vajalik kompetents, puudub aatelisus ja me leiame, et valitsus peaks astuma tagasi. Ja uus valitsus võiks olla spetsialisti põhinev ja koosneda aatelisest inimestest. Ma täna siin nägin mitut inimest, kes võiksid seda valitsuses väga edukalt olla. Aitäh! Aitäh! Nagu näeme, on väga laiade ja oluliste teemadega ringi sattumus ka väga konkreetsed teemad. Me oleme elektritsivilisatsioon kaheldamatult, aga ma arvan, et Eesti riiklus säilimise seisukohast on see ainult üks väikene lõigukene, mille ümber me peaksime võib-olla oma tähelepanu pöörama ja mille ümber rääkima.